taas kõik kanali jälgijad. Täna on siis plaanis ahvenapüük ja suund on võetud Peipsi järvele. Et lähen siis peale Kodaverest ja plaan on siis sõita umbes 10 kilomeetrit. Ma arvan suhteliselt sinna piiri äärde välja ja kala pidi siis suht kaugel olema. Otsin sealt mingi ilusa platsi omale ja loodetavasti siis meelitan ka ilusa koguse neid triibulisi sealt jää peale. Et olen ma nüüd käinud üsna palju ka Pärnus seda koha seal meelitamas, et seda hooaega võikski nimetada üheks suureks meelitamiseks, et just seda suuremat kala on väga raske, just selles koha on väga raske võtta saada. Et kõigi laivimeestega ka, kellega ma rääkinud olen, siis kõik ütlevad, et jões seda probleemi ei ole, et kala ei oleks, et kala on, aga lihtsalt see suurem kala on passiivne, veetase on hästi madal, jões voolu on vähe, et paremad püügid hakkavad kindlasti seal märtsikuus, et saame näha. Aga mul on veel üks 5 kilomeetrit sõita, siis paneme asjad valmis ja sõidame järvele. Peale. Vaatame, teeme siia rüsi vahel esimese augu ära. Suurem punt sõitis sinna selja taha. Vaatame kohe. Et ei olnud ma nüüd seda 150 puuri ei olnud ma nüüd kasutanud 2 aastat. Et see terade seisukord oli teadmata, aga ikkagi päris hästi lasi praegu, aga no siin oli jääpaksus, ma arvan, üks niisugune 80 sentimeetrit, et noh, püsi vahel on kindlasti juba üle meetri ka. Nii, aga laseme siit kohe midagi alla. Alustan püüki siis sellise komboga. Täna on selline vastik kõletuul, prooviks rulliga püüda, kui vähegi kannatab, et kui 3 kandiga püüda, siis ma ikkagi võtan kerge ridva ja hakkan siin lappama. Aga esialgu läheb siis 7 sentimeetrine jakk alla, üleval on siis stropper luubi peal selline aas. Siin on siis muska koos kiirkinnitusega ja võtsin siis sellel hooajal Mahtfishingust uue rulli, Dirty Fishingu Haspel rull, mis on siis spetsiaalselt jääpüügiks mõeldud, et sellise pikema jalaga väga mugav on käes hoida. Vaatame, laseme selle alla siit ja ma täna kajalood on mul kaasas küll, aga ma vist ei hakka sellega siin jantima. Et kui ta ikkagi, ma arvan, all on, siis ta endast kohe märku annab. Sügavust on siin oma jagu, ma arvan, üks 9 meetrit kindlasti. Oba! Nii, ja nüüd lõi selle muska peale ka siia. Päris ilus priske poiss. Nii tüdruk, kus sa oled? Et jah, selle rulliga püügi miinuseks on siis see, et need rõngad kipuvad jäätuma ja peab neid aeg-ajalt sealt läbi puhuma. Aga noh, kätel on kindlasti natukene mõnusam ja mugavam, kui siin peaks lappama praegu. Et kui päike paistaks ja oleks selline 5 kraadi külma, siis poleks siin mingi lugu palja käsi püüda. Väga mõnus. Hopsti! Ja nüüd tahtis juba põhjast natukene kõrgemale tõstmist. Et väga ilus pätsu. Päris ilusas mõõdus. Et vägisi ikkagi tahaks vist selle 3 kandiga püüdma hakata. Et võtsin ma ka siis Aimar Rentsi käest 2 tükki prooviks. Et ei olegi ma neid veel katsetada saanud, aga no vaatame pärast poole. Nii, aga nüüd kui ta juba tahaks nagu natukene kõrgemalt võtta, siis rulliga püük enam nagu väga hea ei ole.
et ei tohiks siis allapoole seda tegelikult enam väga lasta, peaks seda kõrgust nagu hoidma, aga no vaatame. Oba! Ja tuleb jälle. Huvitav, kas on muska küljes või? No, ei ole. No, sa oled selline natukene võib-olla väiksem, aga lähed tagasi. Jää on nii paks, et vaatad kodutee üles ja leiad. Nii. Kuskil kasti põhjas siis peaks olema seda silikonõli ka. Võib-olla peaks rõngaid natukene töötlema siin. Oba! Ja tundub, et sain vist siin kala nüüd ilusti käima. Viskab siit seda kõige peale tuleb praegu. Nii muska peale kui ka siis selle valge jaki peale. Opsti. Nii, ja nüüd vist on mingi vähe priskem. Ahven, jah. Tule. No, opsti. No väga ilus pätsu. See on juba siukene 300. Et oli natuke aega selline vaiksem. Ühtegi kala ei saanud ja siis näete, viskas sellise ilusa mamma otsa. Ja muska on siis tõenäoliselt ikkagi kalastuskunni oma, et kes see teine ikka nii ilusaid teeb. Ja legendaarne valge jakk. Et jah, Peipsil väga muud ei olegi, sul peab olema näiteks häid 3 kante ja jakk erinevaid värve, sinist, kollast, valget ja mõned sikud ka karbis, stingereid. Ja rohkem ei olegi tegelikult vaja kaasa siia mingeid asju vedada. Opsti. No kas jäid? Haakimise ajal see liin ei olnud korralikult selle pooli taga, aga jäi õnneks külge. No nii, ja sina lähed ka jää peale. Jah, ütleme siukest 300-st võiks nagu vahele rohkem visata. Aga noh, ütleme nii, et keskmine mõõt on ikkagi suhteliselt okei. Et siin on palju hullemaid aastaid olnud, kus seda väikest on meeletult palju ja tuleb väga palju tagasi loopida. Aga see aasta on kala suht ilus. Väga ilusti tõstis. Oba. Ja nüüd jäi. No see on ka vähe priskem kala vist. Tule. Oba, väga ilus. Võt sellest kalast ma just enne rääkisingi, et sellist võiks olla natukene rohkem. Ja näed, praegu vist oli nii, et küsi ja sulle antakse. Tule välja siit suust nüüd. Oba. Nii, ja nüüd sain jälle kala ilusti käima. Aga nüüd hakkab saama tühjaks kaameraku. Peab vahepeal seda ka vahetama, et pilt ikkagi, liikuv pilt teieni ka jõuaks. Aga praegu väga ei raatsi. Nii et kui teil mõni ilus kala nägemata jääb, siis eks ma näitan teile neid pärast siis jää peal.
Oba! Nii. Muiska on läbi silma, no kuule. Sealt august sul küll söök alla ei lähe. Aga no sa oled juba enam-vähem mõnus ilus. Jää peale. Nii. Ilm on täna ikka selline üsna kõle. Et see kirde tuul, aga näete täna siis see vanasõna paika ei pea, et kirde tuul viis pannilt kala. Täna sööb täitsa ilusti. No kurat, ei võta ära. Ops. Tõstsin natukene kõrgemale, et lant oli natukene liiga madalal ja ma arvan, nüüd peaks olema all selle landi küljesse, ongi. Et oli aru saada, et on vaja põhjast kõrgemale tõsta, et kala ei jäänud lihtsalt sinna kolmikotsa, ta ei saanud ennast korralikult lüüa sinna. Tõstsin natukene kõrgemale ja Aaven sai ilusti hoogu võtta ja tõmbas selle landi musisemale. Oba! Opsti. Start recording. Nii, nüüd tuleb mingi ilusam kala, jah? Opsti, 2 tükki. Tänane esimene duubel. Üks siis jaki küljes ja üks siis muska küljes. Mõtlen, et on mingi vähe priske visendaga. Aga no need on ilusad. Need siia jää peale lähevad. Opsti. Tundub, et jah, parv on siin ikkagi üsna korralik all. Ja sellel Maximus Revolt Ice'i sportridval siis on hästi head peenikesed rõngad ka. Et kui siin ümber jää koguneb, siis tuleb sealt tegelikult üsna lihtsalt ära. Et mõnel on niisugused, millel on need keraamilised rõngad, siis sealt ikka annab seda ümbert ära puhuda ja lutsutada, et võtab väga kaua aega. Opsti ja jälle otsas. No, tundub jälle ilusam kala olema või on duubel. No ma loodan, et on ilus kala. Tule. Oba, pätsu. See on 300 kindlasti. Väga ilus. Väga ilus. Nii. Appa, läheb siia. Oba. Nii. Tule. Oba, ja jälle väga ilusas mõõdus. Siuke 250 ikka ma arvan. Tuleb päike ka vaikselt välja sinna. Ahvenat hakkab ka juba vaikselt kogunema. Seal eespool istub ka mingi punt. Aga jah, ma täna ühegi suure pundi juurde seda kala otsima ei läinudki. Mõtlesin, et kolan siin ise vähe ringi ja siin murdude vahel seda kala jagub. Nii, aga tundub, et lõpetas vist võtu ära. Ja korjame vahepeal siis kalad kokku ja tuleb ise ka süüa, et külm vaikselt siin naha vahele poeb ikka. Anname kehale natukene kütust. Saagi ära vahepeal. Selliseid ilusaid pätsusi oleks natuke rohkem olla, aga asi seegi. Nii, aga vahepeal tuleb siis ise ka süüa. Tühi kott püsti ei seisa ja toit annab siis ka sooja. On mul siis kaasas jälle supp ja leiva enne supi söömist. Teeme väikse pitsi ka, tegemist siis ingveri shotiga. Ingver tõstab ka siis sisemist tuld ja annab
natukene kehale vunki juurde. Et noh, efekt on sama, mis ma arvan viina võtmisega, et paneb nägu krimpsutama ja tekitab tunde, nagu tahaks kehast välja tulla, aga trennis näeme siis. Päris tummine. Nii, aga head isu mulle siis ja peale sööki siis jätkame. Vastu põhja mõned korrad. Siis tõstame jälle üles poole ja kohe koputamine kohe mõjus. Vaatame, mis ära lõi siis. Ma arvan, et muska jah. Ei kandki, pani selle lõps. Ja muska on läinud üldse. Praegu raisk. Näin, ärge ostke odavaid lõkse. Tõmbab siit vahelt ära. No nüüd on see hea värv läinud ka. Eks ma vaatan, ma leian karbist midagi uut ka. Aga jah, see on täna nüüd siis ikka korralik miinus. Praegu jah ikka löövad seda muskat seal päris usinalt, et see Fire Tiger värv hakkas väga hästi tööle. Aga noh, keskmine suur uus, noh ma selliseid olen mõned küll ära võtnud, aga nüüd on juba kogus on sealmaal, et selliseid enam ei võta. Et jah, et selleks rümbakalaks siis ma võtan selliseid natukene väiksemaid ka, ütleme 10-15 tükki. Või siis kui teha näiteks ahvena fileest äkist, siis on ka hea selline natukene väiksem kala. Tulevad kohe sellised mõnusad õhukesed fileed. Ja siis teed nendest äkist. Ja paned otse saia peale järgmise päeva hommikul. Väga mõnus. Nii, ja tuleb jälle kohe järgmine, aga no siin oled ka jälle pisikene kahjuks. Või noh, jah. Ja magu on jälle punnis marja täis ja lähen tagasi. Jäi vist konks enne. Jah, oli siin taga kinni. Et kui ma muidu lihtsalt jakiga püüan, siis ma enamasti ikkagi landilõksu ei kasuta. Aga praegu sellise rakenduse puhul ma panin siia landilõksu suurusega 3.0 siis ehk siis selle kõige väiksema. Ja täna see nagu on toiminud. Ma mõtlesin, et ma selle pärast lõksu panen, et ma tahan äkki vahepeal vahetada värvi, et kui üks asi ei toimi. Aga täna ei ole vajadust olnud. Toimib väga hästi see valge jakk. Opsti. No nii, mis siia nüüd otsa jäi siis? Nüüd on midagi suurt või on siin risti vidi jälle küljes. Tule. Op. No kõhu alt küll, aga no kala suurus on päris ilus. No, nüüd pani päris tugeva matsu. Et see nüüd kõhtu pidi, ma arvan, ei ole, see peaks olema ilusti oma. Tõus kala. Nii, aga hakkab aitama ka tänaseks, et kaalume siin kalad ära ja päeva lõpetangi siis sellise tuubliga. Et noh, ma arvan, et tegelikult selle ülemise võtame ära, alumise laseme tagasi. Et aitab küll, hulluks ei maksa ka minna. Nii et paneme asjad kokku ja laseme jalga siit. Nii. Aga kaalume siis kala ära ka. Et ostsin ma siis endale rapala kaalu. Et tähelepanelikum kanali jälgija kindlasti mäletab mu neid seiklusi nende erinevate kaaludega. Et noh, Berkli kaal oli küll hea, aga ta lihtsalt elas oma aja ära. Nii, vaatame, mis siin näitab siis 10,6
10,2 kilo. Et ütleme niimoodi, et võib päevaga igati rahule jääda. Nii, lülitame kaalu välja. Et selline korralik asi, loodame, et siis kestab ka kaua. Nii, aga viimased asjad veel kokku ja siis ongi tänaseks. Selline see päev siin Peipsi järvel siis oli, et võib, ma arvan, päevaga igati rahule jääda, et sai ilusa koguse kena ahvenat ja ilm oli ka ikkagi üsna hea. Et no vaadaks seda päikseloojangut näiteks sealt. No hingematvalt ilus, võiks lausa öelda. Aga jõudsin, ma arvan, päris õigel ajal ära käia. Nüüd näitab 2 päeva lumesadu, et siis läheb vee all neil natuke pimedamaks ja ma arvan, et see võib kalal mõneks ajaks suu lukku panna. See küll mingi reegel ei ole, aga tavaliselt nii juhtub. Ja selle noodiga täna siin ka lõpetan. Tellige mu YouTube'i kanal ning näeme juba järgmises videos. Tšau!